Kallid kaimud, rõõm taas kohtuda Kirikulaulu koolis. Seekord on meie ühiseks eesmärgiks õppida pühalaulu 4. advendiks. ELK jumalateenistuste käsiraamat pakub 4. advendi psalmiks 2 varianti. Psalm 130, 5-8 antifoniga Oota Jumalat ja psalm 102 valitud psalmid antifoniga Olge ikka rõõmsad. 2 antifoni õppimine ühes videos on ehk liiga suur ettevõtmine ja seetõttu valisin alustuseks esimese variandi. Antifon Olge ikka rõõmsad on juba 15 aastat pühalaulu repertuaaris olemas. Selle tekst on 1 lause võrra pikem kui käsiraamatus antud antifoni tekst ja antifoni 5 kuulub ehk pisut nõudlikuma pühalaulu repertuaari kategooriasse. Siiski julgustan ka seda antifoni ära õppima ja vajadusel minu käest abi otsima. Antifon on komponeeritud 2005. aastal advendiaja 3. pühapäevaks, sest see tekst on Lääne kiriku vanimas Proprimi kihistuses seotud just 3. advendi missa algussalmidega. Kuigi seda antifoni selles videos ei tutvustata, lisan siiski noodi Kirikulaulu kooli raamatukogusse nii 3. kui 4. advendi kataloogi. Kuna see antifon kuulub minu pühalaulualase loomingu varasemasse aega, siis ei tasu sellest veel otsida kõiki neid eestikeelse pühalaulu printsiipe, mis aja edenedes on loomingusse lisandunud ning mida olen eelnevates Kirikulaulu kooli videotundides õpetanud. Psalmi toonina on selle antifoni juurde soovitav kasutada Eesti laulupsaltri sinisest raamatust vormelit lehekülg 134. See psalmi toon on eriti sobiv ELK jumalateenistustel kasutamiseks, sest olen selle konstrueerinud nõndanimetatud vana hea Preisi viisi meloodika põhjal, millega paljudes kogudustes siiamaani lauldakse nõnda kui alguses oli. Lihtsama alternatiivina võib kasutada loomuliku mažoori psalmitoone laulupsaltri tonaariumist lehekülgedel 84-86 või leheküljel 89. Nagu Kirikulaulu kooli 4. videos sai lubatud, läbime seekordsed antifoni ja vastuslaulu tekstid 5-6 järjest lugemisega, kusjuures iga lugemisega lisandub erinevate värvidega markeeritud silpe. Selles ja veel paaris videos lisan loetava teksti peale seletuse, millele järjekordsel lugemisel tuleks tähelepanu pöörata. Nende järgi saad sa endale meelde tuletada teksti lausuma õppimise erinevad etapid. Üldiselt püüame lugemised edaspidi läbida võimalikult optimaalse ajaga ning sujuvalt. Alustame lugemisega ja teeme kõik 6 lugemist kohe üheskoos. Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest. Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest. Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest. oota Jumalat,
sest ma tahan teda veel tänada. Ta palge abi eest. Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada. Ta palge abi eest. Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada. Ta palge abi eest. Selliselt hakkamegi edaspidi tekstide lausumist õppima. Kui sa töötad oma liturgilise kooriga ja omandad teksti õppimise meetodi sel moel, et juhid iga järjekordse lugemisega tähelepanu teatavale silbitüübile, siis muutub teksti õppimine iga korraga aina kiiremaks ja tõhusamaks. Ja nagu kogemus on veenvalt näidanud, on meloodiat juba palju lihtsam õppida, kui tekst on mõtestatult selgeks lausutud. Et alustada antifoni meloodia õppimist, laulan kogu antifoni sulle ükskord ette. Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada. Ta palge abi eest. Laulame nüüd palun koos kogu antifoni. Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada. Ta palge abi eest. Tänan. Õpime nüüd antifooni fraaside kaupa. Esimeses fraasis on 2 sõna, oota Jumalat. Neist esimene oma ülipika O-häälikuga pakub võimaluse kirjeldada muusikaliselt seda ootust, millest antifoni tekst jutustab. Selles fraasis on mitmeid pühalaulu võtteid, millega oleme juba eelnevates videotes tutvunud. Neist esimene on pika või ülipika hääliku venitamine, et hoida ootusärevust viimase hetkeni. Mis sõna siis lõppude lõpuks moodustub? Sõna oota on selleks eriliselt sobiv, sest nii antifoon kui advendiaeg tervikuna on ju kantud ootuse mõttest. Esimese silbi meloodias on kasutatud ka reperkussiooni ehk põrgatamist, mis ei lase ootuse tundel mitte liiga sujuvaks, mõnulevaks ja enesest mõistetavaks muutuda. Reperkussioon tähendab, et sul tuleb julgelt ja selgelt korduv A-noot O-häälikul välja laulda. Laulame palun koos sõna oota.
Pane nüüd tähele, millised noodid sõnas oota on pikendatud ja millised on eriliselt kerged. Esimese noodi all on lausa 2 kriipsukest, mis tähendab, et see on tugevalt pikendatud noot. Reperkussiooni teisel noodil on nii rõhumärk kui pikendus. Samuti on pikendatud esimese sõnapoole 2 viimast nooti, mis mõjub lausa aeglustusena ja venitab üllatuse ilmsiks saamise lausa viimase piirini. Sõna teine silp on varustatud sulekesega, mis tuletab meelde silbi kergust. Kui kuulatada sõna oota silpide proportsiooni, siis on üsna selge, et teine silp on võrreldes esimesega pea olematu. Oota, oota. Ometi piisab sellest õhkõrnast teisest silbist ammendavalt, et anda sõnale oota selle tähendus. Märkimisväärselt kerge teine silp võimaldab ka kohest mõtte edasiviimist selle fraasi võtmesõnale jumalat. Nii nagu oota esimese silbi lõpus, on ka sõna jumalat lõpus noodid pikendatud nõnda, et see mõjub aeglustusena. Jumalat. Laulame nüüd koos esimese fraasi. Teine fraas on märksa liikuvama iseloomuga. See väljendab inimese tahet väljuda teatavast letargiast ja asuda reaalselt tegutsema. Sest ma tahan teda veel tänada. Laulame palun teise fraasi koos. Sest ma tahan teda veel tänada. Teise fraasi lõpusõna tänada 2 viimast nooti on pikendatud. Eelviimane noot pikeneb, kuna tegu on selle sõna kõige pikema silbiga ja viimane noot on pikendatud, sest see on fraasi lõpunoot. Täpselt samasuguse struktuuriga sõna oli ka esimese fraasi lõpusõna jumalat, mille viimast silpi on vaja pikendada ainult sellepärast, et tegu on fraasi lõpunoodiga ja selle abil tuleb ette valmistada teatav rahunemine järgmise fraasi hingamiseks. Palun ära oota, et ma juhiksin edaspidi tähelepanu igale pikendatud noodile. Sa võiksid pikendatud noot juba ise märgata ja vastavalt kas lühema või pikema kriipsukese sobivaks pikenduseks vormistada. Sest ma tahan teda veel tänada. Laulame uuesti teise fraasi koos. Sest ma tahan teda veel tänada. Aitäh! 3. fraas naaseb esimese fraasi pisut äraolevasse tunnetusse. Fraasi algusnoot on pikendatud, kuigi tavakõnes lausudes me seda ühesilbilist sõna üldjuhul ei pikendaks. Pikendamise põhjus seisneb selle isikulise asesõna sisus. Siinkohal asendab see 2 häälikust koosnev isikuline asesõna ta jumalat, kelle ootamisest see antifon räägib. Ei ole sobiv kasutada jumalat tähistavat isikulist asesõna just kui eellöögiks sõnale palge. Ta palge, ta palge. Ta palge. Ära nii tee.
Märksa sobivam on sõna ta pisut esile tuua. Ta palge, ta palge. Koos sõna ta esile toomisega vaob sõna palge pisut tagaplaanile. Pane tähele, et sõna palge on pisut väiksemas kirjas juurde lisatud nii, et see annab täpse juhise, millal minna A-häälikult L-häälikule. Pühalaulus on see tavapraktika, et ka konsonantidele antakse sõnas õige proportsioon. Kui proovid lausuda sõna palge, siis on üsna selge, et suurema osa selle sõna helikujust moodustab L-häälik. Proovi seda sõna paar korda lausuda. Palge, palge, palge. Vokaalsest seisukohast on ahvatlev venitada A-häälikut, millel laulmine tundub justkui sobivam olevat. Mingites muusikastiilides, milles on igal juhul vaja palju helimassi produtseerida, võib see isegi tõsi olla, aga mitte pühalaulus, milles on sõna loomulik kõla, sealhulgas vokaalide ja konsonantide proportsioon olulisel aukohal. Ta palge abi. Proovime palun koos laulda ta palge. Ta palge. Ja veel kord. Ta palge. Tänan. Pane tähele, et sõna palge teine silp on hästi lühike ja kerge. Ka tavakõnes lausudes on see proportsioon väga selge, aga muusikas omandab lühike ja kerge teine silp erilise tähenduse, võimaldades viia mõtet edasi sõnale abi. Ta palge abi. Kordame seda palun koos. Ta palge abi. Esimese ja teise fraasi lõpus olid 2 viimast nooti, mõlemad pikendatud, mis tekitas tempo aeglustamise tunde. Palun märka, et viimase fraasi eelviimane noot on tähistatud sulekesega, mis juhib tähelepanu, et tegu on kergelt lauldud noodiga. See tähendab, et üleüldist tempo aeglustamist ei toimu, vaid pikendatakse ainult märgitud noote. Eelviimane noot nende hulka ei kuulu. Ta palge abi eest. Ära unusta sõna eest lauldes, et olulise osa sellest sõnast moodustavad konsonandid S ja T, mis on samuti selle sõna tähendust ja sisu määravad osised. Eest, eest. Eriti kaunis on sulghääliku T sulu avanemisest tekkiv väike pahvak. Eest. Laulame koos sõna eest. Eest. Ja nüüd laulame koos antifooni algusest peale. Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada. Ta palge abi eest.
Tubli. Vastuslaulu tekst on võetud ELK käsiraamatus antud psalmist. Püüame nüüd läbida lugemise samamoodi, nagu tegime seda antifooni tekstiga. Palun loeme kohe koos. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Selles tekstis ei ole ühtegi rõhuta pikka silpi ehk siis punast silpi. Seepärast siirdume kohe 4. sammu juurde. Palun. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Tänan. Ma laulan vastuslaulu viisi sulle ükskord ette ja siis proovime kohe koos. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Palun kõik koos. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Tore, teeme sama veel kord. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Vastuslaulu meloodia on taas kord üsna lihtne. Kogemus näitab, et sellise raskusastmega meloodia on kantori või liturgilise koori eeslaulmisel koguduse poolt üsna ruttu haaratav ja omandatav. Meloodia kiire omandamise teeb võimalikuks asjaolu, et meloodia järgib eesti keele prosoodiale iseloomulikku intonatsiooni. Lausudes ja lauldes on meloodia joonis samasugune. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Ma olen senistes kirikulaulukooli videotes rääkinud 2 prosoodia mõõtmest. Silbi pikkusest ja silbi dünaamikast. Oleme vaadelnud, millised on lühikesed ja millised on pikad silbid ning millised on rõhulised ehk valjemad ja millised on rõhuta ehk vaiksemad silbid. Lisaks nendele 2 mõõtmele on aga olemas ka prosoodia 3. mõõde, mis on pühalaulus täpselt sama oluline ja selleks on heli kõrgus ehk intonatsioon. Niisiis võib öelda, et pühalaul on 3 prosoodilise parameetri, kestuse ehk temporaalsuse, valjuse ehk dünaamilisuse ja kõrguse ehk intonatsiooni tähelepanelik vaatlemine piiblitekstide lausumisel ja nende parameetrite märkamine ning nendega arvestamine meloodia joonise kujunemisel ning selle esitamisel. Kuula tähelepanelikult, kuidas ma lausun vastuslaulu 3 esimest sõna ja pane tähele, milline on lausumise meloodia. Ma ootan issandat, ma ootan issandat. Sõna maa on ilmselgelt
madalam kui sõna ootan esimene silp. Ma ootan. Sõna ootan teine silp on jälle madalam kui selle sõna esimene silp. Ootan. Sõna issandat esimene silp kõlab aga kõrgemalt kui ükski seni lausutud silp ja sõna ülejäänud silbid moodustavad allaliikuva meloodilise intonatsiooni. Issandat. Kui ma nüüd pisut võimendan seda meloodia joonist vokaalselt, siis saangi vastuslaulu esimese poole meloodia. Ma ootan issandat. Kui meloodia püüab järgida lausumisel tekkivat meloodia joonist, siis on saadud viis inimestele märksa kergemalt haaratav. Eesti keel on oma lause intonatsiooni poolest üsnagi ebatavaline. Professor Paul Ariste on juhtinud tähelepanu, et eestikeelse lause intonatsioon liigub alati alla. Seda ka küsilausete puhul. Seetõttu ongi eestikeelses pühalaulus laskuvaid meloodia käike reeglina rohkem ja iga võimalus tõusvaks meloodiliseks liikumiseks tuleb ära kasutada. Üheks selliseks võimaluseks on ühesilbilised sõnad lause või lauseosa alguses. Tänases vastuslaulu tekstis on neid lausa 2 ja mõlemad on rakendatud tõusva meloodia käigu teenistusse. Veel on võimalik tõusvaid meloodia käike komponeerida ülipikkade häälikutega silpe kasutades, nagu seda on näha olnud mitmes seni õpitud antifoonis. Täna lauldud antifoonis Oota Jumalat on see hästi näha sõna oota esimese silbi meloodias. Kuna tegu on ülipika häälikuga, siis ei hakka meloodiline kaunistamine, sealhulgas tõusvad meloodia käigud, häirima sõna loomupärast kõla ja koos sellega tema tähendust. Proovime nüüd laulda vastuslaulu koos. Teeme seda nii, nagu algaks graduaallaul Jumala teenistusel. Ma laulan ükskord ette ja siis kordame koos. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Ma ootan issandat, mu hing ootab. Ja nüüd tegeleme psalmitekstiga. Alustuseks loeme selle koos läbi. Ma tuletan meelde, et jõudes salmi keskkohas oleva punase tärnini, mis on tegelikult Kristuse monogramm, hinga alati välja ja lõdvestu. Kui paus on sinu jaoks liiga pikk, et seda ainult väljahingamisega täita, siis palun hinga hästi vaikselt ja lühikeste hingetõmmetega sisse ja välja. Just nagu hingeldaksid hästi vaikselt. Samas kuulate tähelepanelikult, millal ma annan oma hääleka sissehingamisega märguande edasiminekuks. Ma olen seda korduvalt kirikulaulu kooli videoid testides katsetanud ja veendunud, et hästi vaikselt ja lühikeste hingetõmmetega sisse ja välja hingates on võimalik reageerida piisavalt kiiresti märguandena kõlavale kantori häälekale sissehingamisele. Märguande hingamine kantori poolt on veel eriliselt timmitud nõnda, et olen jätnud väikese pausi hingamise lõpu ja lausumise alguse vahele. Ka see aitab sul täpsemalt ja pingevabamalt peale tärni lausumisega liituda. Ma arvan, et hingamisküsimustele peaks eraldi tähelepanu pöörama ja ma loodan seda tulevastes kirikulaulu kooli videotes teha. Tuletan veel meelde, et salmide vahel hingamispause ei ole. Kui sul peaks õhust puudu tulema, ma küll ei usu seda, siis tee kuskil salahingamine.
Palun loeme kohe koos. Ma ootan Issandat, mu hing ootab. Ja ma loodan tema sõna peale. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut. Kui valvurid hommikut. Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus. Ja tema juures on rohke lunastus ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast igavesti. Aamen. Aitäh ja nagu õppimise kord ette näeb, loeme nüüd vaheldumisi. Halliga varjutatud salmid on sinu lugeda. Mina loen varjutamata salme, mis on kantori osa. Pane tähele sinisega markeeritud silpe. Koos nende silpidega toimuvad hingamised. On soovitav, et sa loed mõttes või sosinal ka kantori osasid kaasa, et saada hästi kätte lausumise rütm. Ja nüüd loeme vaheldumisi, kusjuures mina alustan. Ma ootan Issandat, mu hing ootab. Ja ma loodan tema sõna peale. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut. Kui valvurid hommikut. Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus. Ja tema juures on rohke lunastus ja tema lunastab Iisraeli. Kõigist tema pahategud. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast igavesti. Aamen. Meloodia vormeliks olen valinud esimese laadi psalmitooni. See psalmitoon on tänu si-bemolli loodavale minoorsele koloriidile pisut melanhoolne ja igatsev. Samas on vormeli lõpetus pigem usaldav ja optimistlik. See kirjeldab üsna hästi advendiaja meeleolu. Ootuses on oma teatav kurvameelsus, aga teadmine saabuvast kirkusest ei luba melanhooliasse liiga pikalt kinni jääda. Palun märka selle psalmitooni ökonoomsust. Kogu laulmine toimub ainult 4 noodil. F, G, A ja B. F-noodi osalus on üsna episoodiline ja nii on kogu laulmine väga tihedalt kontsentreeritud põhiheli ümber. Seepärast ära otsi psalmitooni noote ei pööningult ega keldrist, nad on kõik sulle hästi ligi. Pane hästi tähele, et liikudes nende 3 enim kasutatud noodi G, A ja B vahel, püüaksid alati naaseda juba varem kehtestatud helikõrgusele. G on alati samal kõrgusel, A on alati samal kõrgusel ja B on alati samal kõrgusel. Igal noodil on oma kodu. Selline ökonoomsus on üsna sageli psalmitoonidele ehk vormelitele iseloomulik.
Püüa edaspidi seda erinevates psalmitoonides märgata. Ma laulan sulle 2 salmi ette, et saaksid psalmitooniga harjuda. Ma ootan Issandat, mu hing ootab. Ja ma loodan tema sõna peale, mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut. Kui valvurid hommikut. Loodan, et sul on meeles kursiivis ja paksendatud kirjas kirjutatud silpide tähendus. Kui iganes mõni silp on kas kursiivis või paksendatud kirjas, siis viitab see põhihelist kõrvale kaldumisele. Põhiheli on see helikõrgus, millel lauldakse enamus silpe. Selles meloodia vormelis on see A-noot. Niisiis, kui näed kas kursiivis või paksendatud kirjas silpi, siis ole valvas. Midagi peab juhtuma. Seda, mis juhtuma hakkab, ütlebki meloodia vormel ehk psalmitoon. Proovime nüüd laulda vaheldumisi. Ma laulan vaikselt ka sinu osa kaasa. Ma ootan Issandat, mu hing ootab. Ja ma loodan tema sõna peale, mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut. Kui valvurid hommikut. Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus. Ja tema juures on rohke lunastus, ja tema lunastab Iisraeli. Kõigist tema pahategud, olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast igavesti. Aamen. Suur aitäh! Psalmi kasutamise kohta jumalateenistusel ja psalmi ning antifooni või responsooriumiga kombineerimise kohta vaata palun Kirikulaulu kool 1 peatükid psalmilaulu kasutamisest jumalateenistusel ja psalmi ja antifooni kokkupanemine. Sisukorra leiad alati videokirjeldusest. Kallid Kirikulaulu huvilised sõbrad, ma tänan teid huvi eest Kirikulaulu kooli vastu. Vaatamiste arv ja ajaline maht on endiselt üsnagi rõõmustav. Et materjal saaks YouTube'is veel tõhusamalt levida, siis palun teil teha 4 asja. Esiteks, palun tellige minu YouTube'i kanal. Selleks klikake telli või subscribe, mis on kohe videoekraani all. Siis saate kohe teada, kui mõni uus video on ilmunud. Teiseks, palun märkige videoid meeldivaks. Muidugi, kui neis on midagi teile meeldivat. Selleks klikake pöial püsti pildil, mis on samuti kohe videoakna all. Kolmandaks, palun jagage videoid Facebookis ja muudes sotsiaalmeediakeskkondades. Ja neljandaks, palun jagage julgelt oma mõtteid ja ettepanekuid Kirikulaulu kooli ja kogu Kirikulaulu temaatika kohta nii videote kommentaariumides või kirjutades minu e-postile. Teie tagasiside on väga oluline, et saaksin oma tööd paremini teha.
olen mõningast tagasisidet juba saanud ja uutes videotes sellega ka arvestanud. Olen kõikide tähelepanekute eest südamest tänulik. Ükski neist toimingutest ei too kaasa mingeid kohustusi ega majanduslikku kulu. Küll aga aitab see kirikulaulu alast haridust tõhusamalt levitada. Tänan teid kõige abi eest. Ja olemegi jõudnud kirikulaulu kooli 5. õppetunni lõpuni ja ühtlasi advenditsükli lõppu. Loodan, et oled saanud videoõppetundidest inspiratsiooni kirikulaulu edendamiseks nii oma koguduses kui isiklikus hingemaailmas ja oled laulmises teinud edusamme. Ära pelga esitada mulle küsimusi või anda tagasisidet. Üheskoos õppides saame kirikulaulu märksa sisukamalt ja tõhusamalt edendada. Lõpetuseks kõlab täna õpitud materjal terviklauludena. Esmalt psalm koos antifooniga ja seejärel vastuslauluga. Tehke julgelt kaasa ja laulgem Issandale uus laul. Sest ma tahan teda veel tänada. Ta palvea meest. Ma ootan Issandat, mu hing ootab. Ja ma loodan tema sõna peale. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut. Kui valvurid hommikut. Israel looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus. Ja tema juures on rohke lunastus. Ja tema lunastab Iisraeli. Kõigist tema pahategudest au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast igavesti, amen. Sest ma tahan teda veel tänada. Ta
ja ma loodan tema sõna peale. ma ootan Issandat, mu hing ootab. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut. Kui valvurid hommikut, ma ootan Issandat, mu hing ootab. Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on hellus. Ja tema juures on rohke lunastus. Ma ootan Issandat, mu hing ootab. Ja tema lunastab Iisraeli. Kõigist tema pahategudest ma ootan Issandat, mu hing ootab. Augu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti.